Kunagine Järvamaa metsaülem Heiki Rips arvab, et soositakse vaid LGBT+ ja hip-hopi massikultuuri. Näiteks Eurovisioon on kujunenud LGBT+ kogukonna kokkutulekuks. Peale selle me oleme saanud siin mingiks Ida-Euroopa harulduseks, keda tuleb vaatama tulla. Näiteks Savusanna sõsarad ja Viasat Histories Bethany Hughesi Aarete planeet Eesti, kui tuletada meelde. Kuna Tammsaare on out, sest ta käsitles tõde ja õiguses naist kui sünnitusmasinat, siis pole midagi imekspandavat, kui Eesti eskorttüdrukutest on Dubais saanud väga kuum kaup. Probleemseks on osutunud ka meie ajakirjandus, kuna Juhan Peeglilt teatepulga üle võtnud kommunist Marju Lauristin juurutas 1980. aastatel uue Lääne Frankfurti koolkonna uusmarksismil põhinevad ajakirjandusõppe. Selle tulemusel on Eestis välja kujunenud nõndanimetatud liberaalsele baaskonsensusele tuginev korporatiivne meedia, mis näiteks annab pidevalt hoogu sisepoliitilisele vastandumisele, lõhkudes sellega rahvuslikku sidusust ja identiteeti. Ka Tartu Ülikooli ajakirjandusõppejõud Tiit Hennoste on sunnitud tõdema, et praegu on lehtedest kadunud nii elav keel kui ka suur osa kultuuri. Selle asemel on meelelahutust lõputult. Ma pole kindel, kas Eesti riik ikka tahab olla Eesti kultuuri hoidja. Eesti Päevaleht, 27. märts 2024. See oli jälle välja mõeldis see tsitaat. Kuna meie silme ees terendab juba lähitulevikus eestlaste arvu langemine alla oma püsimajäämise taseme, Riin Taagepera poolt teaduslikult määratletud 750 000, siis tuleb teha mõningaid järeldusi. Kõigepealt kordame üle LHV majandusanalüütiku Edu Vitsuri analüüsi Postimees 2024 aprill. Kui me jätkame samas vaimus, siis sajandi keskel sünnib aastas tõenäoliselt vähem kui 5000 eestlast ja sajandi viimase veerandi alguses, see on 60 aasta pärast, siis kui tänavu esimesse klassi läinud 10 000 eestlast on jõudnud pensioniikka alla 3000. Selline sündimus tähendab ka seda, et sajandi lõpul moodustavad eestlased siin kuni 65 aasta vanuses elavatest inimestest mitte enam kui 30%. Ja siis ei ole Eesti enam eestlaste maa selle sõna otseses tähenduses. Tiit, ma korraks segan, kas sa palud lisaaega? Jah, lõpp on. Mida lisab veel Lauri Sommer? Mõelgem ekstrapoleerivalt sedagi, milline võiks olla viimane eestlane ja millist maad ta mäletama jääb. Viimane eestlane, mis oleks meil tal lohutuseks öelda? Kas meie jäsutuses on praegu veel liigutusi, mis tema tulekut mõnisada aastat edasi lükkaks? Kas on veel võimalusi? Millist mõtet ja tulevikku tuleks otsida? Oxfordi lõpetanud antropoloogia doktor Maet Annist on avaldanud alljärgnevaid tähelepanekuid. Esimest korda pika ajaloo vältel saame Eestis rääkida suurest lõhest vaeste ja rikaste vahel. Paljudel ettevõtetel on eduvalemist juhitavad, kellel kapjad on all ja kes lasevad end vabatahtlikult ära rautada, et enam pasteldega muret ei oleks. Eesti on oma austatud eliit on läbi aegud olnud haritlaskond. Ülejäänud eliidi esindajad on olnud kollaborandid, kupjad, kiltrid, aidamehed, parteilased. Mõtet on rääkida väikesest iibest, kui me ei suuda hoolitseda isegi sündinud inimeste eest. Et ka need, kes kasvavad ja koolis käinud, ei pudeneks ühiskonna põhjakihti. Kas Eesti elujõu teine kongress suudab koondada seda kriitilist massi? Põhjanaabrite etnograafia professor Matti Sarmela kirjutas Soome kirjanduse seltsi ajakirjas Hiidenkivi 2000. aastal soomlaste, eestlaste ja teiste soome-ugrilaste kohta nii. Me kuulume Euroopa algkasukate hulka, kes elasid siin mandril juba jääajal. Me oleme Põhjala metsade ja soode ökoajalugu, mereranniku, jõeäärsete ja järvede rahvas, kontinendi kõige varem kultuur. Soome-ugri rahvaste minevikus on säilinud algupärane eurooplus. Ja lõpetuseks loen teile oma 6 aega tagasi sündinud luuletuse. Me oleme põlisrahvas, meil on kestmise kohus oma esiisade ees, kes siin aastatuhandeid elasid, võitlesid kodude põldude püsimajäämise ees. Ja hoiame kõik meeles, et tahame mõelda, rääkida ja laulda edasi eesti keeles.